nüüd algab suur etendus ja siin on ka paar reeglit. Esiteks, kindlasti pange kinni hääletuks enda hääled ja kindlasti ka hääletuks enda laste hääled. Ja sellised vidinad nagu telefonid kindlasti ka panna hääletuks. Ja lapsevanemad, vaadake, et teie suhkrutükikesed ei tuleks etenduse ajal lavale. Aga kui on vaja käia kuskil, tuleb mingi mure või tekib mingisugune häda, siis võib loomulikult nendest väravatest käia. Aga nüüd, kas te olete valmis suureks etenduseks? Kes tahab näha Lottet ja Brunot karjub mina? Oi, aga kes tahab näha Albertit ja Roosit karjub mina? Oi, ja näidake mulle nüüd, teege üks suur aplaus ja hüüdke hurraa! Ja teege üks suur aplaus, kutsume välja näitlejad, ilusat etendust! Üks korki, kus jõuame enne Lottet kohale. Täpselt, tavaliselt on ju Lotte esimene. Jah, meil on niisugune traditsioon, et me jookseme kõik kolmekesi pärast hommikusööki siia. Meie päev algab alati mõne mänguga. Mõnikord mängime peitust ja mõnikord lendetsu. Tule siia! Või siis jalgpalli või kummikeksu. Tegelikult on neid mänge päris palju. Mõnikord juhtub üldse nii, et Lotte tahab üks, mina teist ja Bruno kolmandat mängu. Ja siis me loeme, kelle peale näpp jääb. Selle mängu mängimegi. Ja, tõsi. Üks hele valge tuvi lendas üle Inglismaa. Inglismaa oli lukku pandud, lukuvõti katki murtud krõks. Mitu seppa peavad seda parandama, seda ütled sina. Sina oled tätinina. Kas keegi jäi täna hommikul natuke magama või? Ja kas oli huvitav unenägu? Sugugi mitte. Ma olin juba ammu üleval. Ma olin juba isaga kuuris, kui kärbesjaak tuli akna taha kolistama. Paari nädala pärast toimub ju uute leiutiste võistlus ja minu isal on mitu leiutist pooleli. Minu isa lubas ka oma vasarale uue vidina külge panna. Ja minu isa mõtleb veel. Aga sa siis aitasid oma isa või? Ei, mitte päris. Minu isa plaanib võistlusele esitada korraga 3 uut leiutist. Ise kõndiva kana, lumememme ja kohvitassi. Aga kuidas nad ise liikuma hakkavad? Kas võisi mõne vanna sinna sisse? Ei, sugugi mitte. Seal paneb neile sisse kummimootorid. Ja kuna leiutised on praegu veel sees tühjad, siis mul tuli üks väga vahva mõte pähe. Mis oleks, kui me poeks õige nende leiutiste sisse ja mängiks Roosile sünnipäeva puhul väikesel teatrietenduse. Ja mida me mängime? See on ka mul juba kõik ammu välja mõeldud. Kana ja lumememm tahavad sõbraks saada ja kohvitass aitab neid. Nii, nüüd ma tooksin Roosi siia, siis mängiksime temaga natuke ja siis ütleks, et me peame korraks ruttu ära käima. Mis te arvate? Teeme ära? Teeme ära, muidugi teeme ära, nii vahva mõte. Ja. Lumememm, kohvitass. Bruno. Oleme lumememm. Bruno. Jah. Lotte ei öelnud, kes keda mängib. Me siin just mõtlesime, et mina sobiksin näiteks lumememmeks. Aga meie mõtlesime, et mina sobin lumememmeks. Mis me teeme nüüd? Loeme. Loeme? Jah. Aga äkki tahab Lotte ise lumememm olla? Lotte ja lumememm. Lotte ei sobi ju lumememmeks. Lumememmed on ju rahulikud ja aeglased. Hoopis vastupidised nagu Lotte. Lotte sobiks hoopiski kanad. Kuidas käsi käib? Mul on vähemalt 100 uut plaani. Olgu, loeme siis. Mina loen. Üttis-tättis, tagavaramattis, lelles koples, ügele ja pappelt. Sina oled lumememm. Aitäh, super. Sa oled ikka tõeline kohvitass. Kohvitass on losi. Palju õnne, Roosi. Minu poolt ka. Aitäh! Aga teate, meil on ju täna hommikune mäng mängimata. Mida me mängime? Roosi, mis mängu sa mängida soovid?
Rootsi ei tea. Aga meil on palju valikuid. Kummikeks või heeringas 1, 2, 3, silgud pütis. Roosi tahab vesipulumängu. Lotte õpetas Roosile. no siis seda me mängimegi ja et Roosil on täna sünnipäev, läheb Roosi ringi keskele. Ja. Kurt, võta Lotte kettust kinni. Jah. 1, 2, 11. kes aias, mesilane aias, mis niimi, Roosi tema niimi. käi läbi Roosi põõsast ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Lotte. aga tead, Roosi, sina vaata siin, me käime Bruno ja Albetiga korraks ruttu ära, me tuleme kohe tagasi. Aga Roosi tahab ka Lottega korra ruttu ära käia. tead, Roosi, meil on sulle sünnipäevaüllatus ja Vahva üllatuse. istu ilusti siin, me oleme kohe tagasi ja lähme ruttu. Roosi tahab üllatust, Roosi ootab. Roosi, tahad ma jätan sulle oma kurgi seltsiks? Roosi tahab. Ta nimi on Vapper Kurk. Aitäh! Tere, Kurk! Lotte lubas tuua Roosile üllatuse. Kas sina tead, mis see on? Mina ka ei tea. Aga mõtleme siis koos. Välja. Titepunn ongi ju täitsa titta. Kuule, mis sa teed siin niimoodi üksinda? Roosi ja Kurk, mõtle ka meiega. Mida rohkem mõtled, seda lollim oled. Ja seda ütleb mina Raimond Tark Seenekülast. Kuule, beebi, kas sul nimi ka on või? Roosi nimi on Roosi. Oi, sul on väga ilus nimi. Karikakar. Kuule, aga kuidas selle kurgiga lood on sellel ka nimi või? Roosi ei tea. Tead, parem oleks, kui ei oleks. Vaadake, jama ka, kui sa igale kartulile ja porgandile oma nime Ma lähen kikkuma. Mis sa segad mind kogu aeg niimoodi? Kuule, mina praegu tahan toriseda. Ja vaata, mina hakkan nüüd torisema. Ma torisen nii, et maa on must. Kui te vaid teaksite, kui kurb on minu elu. Hommikul tuli minu juurde minu armas musirullikene ja ütles mulle midagi õudsat. Tema tuli minu juurde ja ütles niimoodi: tee tööd. Teate küll, ega naisega ei ole arukas vaielda. Minu ema juba ütles mulle, et karda naist, aga karda veel rohkem ämma. Ja igatahes tema ütles mulle, et kallis Raimond, mine palun kööki. Ja mine vaata, kas moosi on. Mina kohe läksin, vaatasin, ei olnud. Siis ta ütles mulle, et mine keldrisse ja too moosi. Mina läksin, võtsin moosipurgi, keerasin kaane maha, koukisin moosipurgist välja. Moos oli siis niimoodi käte peal, vaadake, purgist ei rääkinud mulle ju mitte keegi mitte midagi. Hakkasin siis mina ülesse, kui märkasin, et ei, keldri uks, see tuleb kinni panna. Panin moosi taskusse. Siis mina lükkasin keldri ukse kinni, läksin ülesse, võtsin moosi taskust välja, vola. Ja vot siis hakkas pihta. Minu nunnu hakkas karjuma mu peale. Tema ütles mulle niimoodi, et mannapuder on ka targem kui sina. Siis läks asi hullemaks. Siis ta ütles mulle veel niimoodi, et trussikutel on ka rohkem mõistust peas kui sul. Siis läks asi veel hullemaks. Siis ta ütles mulle niimoodi, et sul on pea asemel arbuus. Teate, mina tahtsin kohe hakata vaidlema. Ma ütlesin, tead, ei ole arbuus, mul on täitsa enda armas peakene. Ja tema ütles selle peale, et ära prääksu. Ai, ma sain kurjaks. Teate, ma võtsin kogu oma julguse kokku ja ütlesin kohe niimoodi, et ära ise prääksu. Või muidu mina panen sinu suhu, tead, selle kartuli. Jah, kartuli.
tul sulle suhu õinas selline. Niimoodi tuleb, et... Tere, Roosi! Sinul on vist täna sünnipäev. On küll, Roos ja Kurk mõtlevad praegu. Mida te mõtlete? Lotte lubas tuua Roosile üllatuse. Aga mina ju olengi see üllatus. Ja varsti tuleb siia veel keegi. Ja nemad on ka üllatus. Teate, ma tutvustan teile end. Mina olen kohvitass. Mulle meeldib sinine taevas, linnulaul, lilled ja maasikad. Roosile meeldivad ka maasikad. No kuule siis, lisaks sellele meeldib mulle veel ringi mulutada, teistega tutvuda, rääkida. Minu juures armastatakse peatuda, kohvi rüübata ja igasugu maailma asju arutada. Lisaks sellele küsitakse tihti minu käest ka nõu ja kui ma oskan, aitan alati hea nõuga, sest on ju nii tore, kui kõigil läheb hästi. Mis asja sa taidled siin? Vabandage, aga kes teie olete? Vaata, vabandage, aga vaat mina ei hakka igale tünnile rääkima, kes mina olen. Aga no kui sa nii väga tahad, siis vaata, mina olen Konn Raimond Seenekülast ja vaata, mina ei ütle sulle, mida mina siin praegu teen. Aga no kui sa nii ilusasti palud, siis vaata, mina siin... Toriseb. Torisen ja kes oled selline? Mina olen kohvitass. Ma näen, et kohvitass, mitte ämber. Teate, mul on ka kodus üks kohvitass. Ja see kohvitass, see on vait nagu padi. Aga vahest on tal hääl ära. Mis mõttes ära? Läks vanaema juurde või? Ei läinud. Teate, ainus, kes minuga kodus normaalselt räägib, on minu punane kärbseseen. Aga tema räägib ainult siis, kui meil mõlemal on hea tuju. Ai, kui hea tuju. Aga minul on kogu aeg hea tuju. Nüüd läks süda pahaks. Mulle kui üldse ei meeldi, kui keegi kogu aeg naerab. Ma olen nii õnnetu, ma olen nii kurb. Kas keegi palun aitaks mind? Täitsa lõpp. Kuulge, kas me sellist küla tahtsimegi või? Peale selle, et see tünn kogu aeg prääksub, nüüd tuleb välja veel mingisugune lumememm ja tema ka vait ei jää. Teate, ma ütlen teile, tassid ei räägi, lumememmed ei räägi, kurgid, need ei räägi ka. Ja vot tited, need räägivad ainult siis, kui kana pissib. Halloo, kas keegi kuuleb mind? Mul on nii suur mure. No halloo, tule istu papa-opasse, räägi kõik ära. Vaata, minul on niisugune mure. Sa ei ole ju kana või oled? Püha kärbseseen, see ei tee ju kannal ja kanal ka vahet. Kust niisugused küll tulevad? Lotte, kes ta on ja mis ta siin teeb? Ma ei tea, ma tulin ja ta juba oli siin. Jaa, selles on sul õigus. Mina olin tõesti esimene, vaata tited, need ei lähe arvesse. Kes sees, see Konn, kes keskel, see on kohvitass ja kes viimane, see on nagu viimane. Missugune suurepärane lõhn. Veel üks hull. Kuule, aga see on ju kana. Kanad mulle meeldivad. Kuule, kana, mis lõhnast sa räägid? Tähendab, kes teie olete? Vaata, mina olen ainus normaalne tüüp siin. Jaa. Lotte, ma ei saanud aru, mis nüüd saab? Oi, mina tean. Hea oleks, kui torti saaks. Aga sa tulid liiga vara. Ei tulnud. Tema tuli nagu ingel taevast alla. Tead, mina mõtlesin, et ma olen hullumaja patsient valmis. Ta muudkui toriseb. Toriseja. Vaadake, torisemine, see on tervisele kasulik. Ja ei tea, mismoodi kasulik. No vaata, kui sinul on nina tatti täis, siis sa nuuskad.
meikad? Mitte midagi ei saa aru. Kas siuksed tõesti tulevad, ei tea? Teate, poisid, oodake teie siin, ma lähen ajan asja korda. Teate, konn Raimond, teie kui väga tark ja haritud konn, teiega on muidugi väga tore. Ja peale selle ma olen väga ilus ja vajadusel vallaline ka. Jaa, aga teate, meil on praegu siin üks teine asi üldsegi pooleli. Mis asi? No nimelt Roosil on ju täna sünnipäev ja me teeme talle väikest teatrietendust. Selle titel või? No jah, Roosil. Oi, aga teater mulle meeldib. Teate, mina olen väga kultuurne konn. Ma käisin ka ükskord teatris. Ma käisin seda konnade tiiki vaatamas. Seal oli üks ilus konn, kes muudkui tantsis niimoodi. Aga teiselt poolt, sealt tuli 10 tükki veel vastu. Ja kõige keskel nemad põrkasid kokku prampstee ja siis kukkusid Peppone parilaiku. Ai, see oli hea etendus. No muidugi see on kindlasti väga tore etendus, aga no meil päris nii olema ei saa. Ei saa. Oota, mis teatrit teie siis teete? No meie siin rohkem räägime ja... Ossa! Vaat see on igav, aga pole halba ilma heataja. Vabandage, kas teil hakkas halb? Ja parem hakkab ainult siis, kui te vait jääte. Mis me nüüd teeme? On alles lugu. Teate, las magab, loodame, et üles ei ärka. Poisid, minge teie lava taha, alustame etendusega otsast peale. Jah, nii. Tere, Roosi. Vabandust, see oli alles üllatuse peaproov. Kohe tuleb päris üllatus. Roosi tahab päris üllatus. No kuule siis. Mina olen kohvitass ja mulle meeldib, kui kõigil läheb alati kõik hästi. Lähe ju hästi. Kas nutta või mitte nutta? Vot selles on küsimus. Aga mis on su mureks? Ehk oskan ma sind aidata? Ja mida peaksid sina? Tead ma lumememmede hingeelust. Sa oled ju kõigest kohvitass. Vastupidi, sul vedused minuga kokku juhtusid. Ma olen paljude muresid kuulanud ja alati hea nõuga aidanud. No hästi. Kuula siis. Mul läks tekst meelest ära, Lotte. Toredad lapsed. Toredad lapsed veretasid palju lumest palle. Neist sai mitu lumememme, aga siis tuli kevad ja lumememmed sulasid ära. Mina ei tahtnud ära sulada, mina läksin metsa peitu. Aga metsas hakkas ju igav. Mina tulin metsast välja, aga mitte kedagi ei olnud alles. Ütle, miks on mu meel nii kurb? Tead, ma tean su mure põhjust. Sul oleks vaja sõpra, ühte väga-väga head sõpra. Nojah, metsas olid ju kriimsilm, karuott ja rebane, aga ma tahaksin kedagi, kes oleks natukenegi rohkem minu moodi. Kas sa palun saaksid mind aidata? Muidugi. Ta käib minu juures tihti kohvi joomas. Jah, ole hea. Tule loksuta mind veidi, siis näed, talle nimelt meeldib väga kohvi lõhna. Jah. Mis asja on? Kes bussu lasi, rääkige välja kohe. Vabandage, see on nimelt kohvilõhn ja praegu on üks väga kurb koht. Vaat kohvilõhn mulle ei meeldi ja kurvad kohad ka ei meeldi. Ajage ülesse, kui nalja hakkab ikka saama, jah? Täitsa lõppe. Etioopia, Brasiilia, viekaapis araabika. See viimane kopp oli eriti hea, värske ja aromaatne. Ajas kohe suled puhata. Tere, Kano! Täna on mul sulle midagi palju paremat pakkuda. Mis võiks küll kohvist parem olla? Maasikatort, šokolaad. Ei, palju külmem. Jäätis on külm. Ma ütleks isegi, et veelgi külmem. Ja
kas saaks mõned vihjed? Kukk või kana, noor või vana? Esimene vihje. Mitte mis, vaid kes? Kes? Ja kui suur ja mis värvi? No vihjed number 2 ja 3. Selline umbes sinu pikkune ja sinakas valge. Ma vist aiman, aga ma ei suuda seda uskuda. Kas see on tõesti lumememm? Jaa, ta töötab. Lumememm, kes soovib kanaga sõbraks saada. Missugune, käia mina. Olen terve elu tahtnud kanaga sõbraks saada. Tere, lumememm, hakkame sõpradeks. Hakkame! Sõber, kas ma tohin sind tantsule panuda? Ma pole just suurem asitantsija, aga noh, hea meelega. Siis sõbrad on hakkab panema, saab riiukise võrra rikkamaks. mis lärm see on? Kana ja lumememm tantsivad. Tantsivad või? Ai, aga mulle meeldib ju ka tantsida. Teate, mina olen enda küla kõige parem tantsija, eriti hea on konnapolka. Aga seda saab tantsida ainult siis, kui teie kõik teete niimoodi. DJ kötab biiti nüüd. Ja kangab kuskil parilaika. Roosi, see oli ju sinu sünnipäeva etendus. Kuidas sulle meeldis? Mulle väga meeldis. No see on küll tore. Ja teate, sõbrad, kui etendus teile ka meeldis, siis tulge ja tantsime kõik koos. Minge tantsima, lavale. Minge lavale. Lapsed lavale. Mariellega.